tere hommikust, ärge mu välimust tähele pange, aga kell on mingi 7 hommikul. Ja me magasime siin autos, Anette juba askaldab ringi, aga väga umneli. Ei saanud aknaid ega uksi lahti hoida, sest et muidu mingid imelikud väiksed sitikad või putukad, mis tulid siia sisse, reaalselt nagu häirisid ja segasid tunde, ehk siis me magasime selles umpsuses. Ma öösel panin mitu korda autot nagu korraks käima, et seda AC-d saada. Ühesõnaga, nagu näha, siin on kõik jumala sassis, on ju. Aga vähemalt ma sain lõpuks magatud, sest mingi aeg läksin natukene külmemaks või mitte külmemaks, aga see umpsus kuidagi kadus ära. Nii et saab hakata siin tunni aja pärast liikuma. Tere hommikust! Tere jälle! Mina ei jõudnud hommikust öelda. Oleme teinud siis Karnovaresse või siia. Kell on nii sõlmes, ärkan veel. Joon juba kohvi. Ja juba hommikust saanud natukene. Meil on jäänud veel tund 22. Kell peale 10 midagi jõuame. Ütleme nii, et öö läks väga raskelt. Väga raskelt. Aga saime hakkama väinem. Nii et hoiame siis tänasena uudistist teid. Ühesõnaga, tulime siia Karnarvoni linna, jubedalt igav linn, mitte midagi teha ei ole, normaalseid randasid ei ole, nii et me ossime söögi vanaja poolkordist ja me lähme Coral Bay poole. Yes. Jah, see on ka Karnarvoni mingi kohta, aga 2 tundi on sinna sõita ja see on pidi ulmeliselt ilus koht olema, kus ujuda ja seal on igasugused nevermind. Ühesõnaga, pidi ilus koht olema ja siis saab seda näidata. Vesi on sinisem kui üleüldse kõik siin Coral Bay's. No Anette, räägi juttu. Tulime Coral Bay's. Tulime Coral Bay's, aga reaalselt supis. See koht on nagu supivesi. Ülimõnus oli ujuda ja päike kütab rävedalt. Nii et me veits tiksume siin mingi tund. Siis lähme poodi talkima ja siis lähme Nannut Tarrasse meie õppimispaika siis. Pull oli see, et tänane päev läheb sõites natuke raskemini, kuidagi väsitavam, igavamad teed on ja rohkem peab jälgima, sest et eile tuli tee peale väga palju erinevaid loomi ja täna on terve päev olnud ainult surnud loomad pluss veel erinevad loomad, kes lihtsalt tulevad tee peale. Elame life'ina. No nii, oleme jõudnud omadega õhtasse, kell on siin 3:30 vist. Ja ma olen sõitnud täna 4,5 tundi. See ei olnud see õige koht, kus me tegelikult tulime. Ma tegelikult tahtsin minna sinna, kus need kaljud on, aga see oli hoopis Karnarvoni lähedal tegelikult mingi 100 kilomeetrit, aga me tulime Coral Bay'sse. Me ei tea, suht siuke hipidega muuna. Jah, hipidega muuna. Mõnus oli muidugi ujuda, ma pole nii sooja vett siin Austraalias saanudki, aga siin midagi teha väga ei ole ka, nii et snorkeldamist saab teha ja liiga sõita ja seda saab, aga seda meie täna ei teinud. Ühesõnaga, käisime poes ära ja hakkame startima. Ja ma pole veel nii palju kütuse eest maksnud. 95 oli 236. Sellist hinda pole isegi 98 eest olnud Perdi kesklinnas. Aga ma saan aru, Coral Bay siin kuskil lähedal nüüd tanklad ei tule, nii et pidi ära tankima. Hakkame liikuma ja siis 3 tundi sõitu veel täna. Jokijoo! Oleme jõudnud enda siia teise ööbimiskohta. Selline normaalne, äge plastikesed värgid särgis. Hetkel on meil õhtuoode, hakkame õhtust sööma ja siin on nagu ülihea see, et siin ei ole kärbseid, kes ründavad. Nii et freestyle'i ei pea tegema. Kisab. No joo, nilpä. Õpetajana. Igatahes oleme söögikohas, ootame oma toita ja siis vaatame edasi.
Nõnnu nägid välja. Nii, ma ütlesin poloneese, vana ja koroona. Ja ma olen mingi purks ja gin tonic läheb. Pikk sõit. Nii, eile mina magasin juhi koha peal, ehk siis väga ebamugavalt ja Anette magas siis siin, kus mina olen. Hetkel ma siis magan kõrvalistuja poolel. Ülimugav on, täiega ruumi on. Ja Anette otsustas, et ta läheb sinna taha magama. Kohe katsetama. No, Ma tean, et see kuna ta on nii pisikene, siis ta mahub ära. On hea või? Sul tundub palju parem kui mul. Ma saan jalgu sirutada. Mul aga juhil on paremat asendit või? No see on Liiga pikk, jah? Ma ei tea, mul on jalad ka väljas, aga kui see kinni läheb, ma ei tea. See tundub nii mõnus. Ei, kui sa niimoodi paned, siis ma öösel. Pane. Kurat. Ma võin siia panna. Davai. Tere hommikust! Tere! Oleme juba pesus käinud, ma olen juba kohvi joonud ja hetkel lähme hommikust sööma. Lähme küll, jah. Meil käib siin praegu freestyle. Täna on nagu väga palju võrreldes eilsega. Ja nad lendavad otsa suhu ka mulle. Tegelikult pole ära harjunud, aga eilse 3 kuu pärast tõeline ossikas. Et ei karda enam ühtegi kärbest. Aga hoiame siis tänase päevaga teid kursis. Mis me teeme? Kuhu me lähme? Tere hommikul! Tea, kui palju seda näha on, aga aken on väga must sellest sõidust. Vana hea. Nete kukub puhastama. Aga jah, sest et kui ma seda puhtaks ei teeks, siis oleks väga shit näha neid loomi, kes said tee peal on. Goodbye, which screen? Please do it! Ei, Aneta, viimast korda tangime või? Loodetavasti me jõudsime nüüd ka ratasse omadega ja siin linnas isegi kannataks nagu veeta aega, natukest aega. Ma ütlegi, et ja mainisaite nägime ja mega palju oli ikkagi neid autosid, mis olid käntsu pannud. Turnuloomi mitte nii palju täna, õnneks, aga me lähme vaatame siin väikse ringi ja siis paneme Port Hedlandi poole ära, et sinna on veel viimased 2 tundi vist teha, midagi siukest. Nii et ma olen juba natukene excited, sest et ma olen peaaegu 2000 maha sõitnud ja mulle aitab juba. Vana hea saab või? Hashtag saab. Ühesõnaga, ma olen siit jälle turul. Ma ei mäleta, et ma oleks nagu ära tegan. Siin on mingi saatmekaart, või isegi tean, mis see on. Sa paned siia raha peale, sellega sa maksad võiks või? Ilmselt, vana hea on tii ka. Nagu tõeline ausikud. see oli see. Sobib. Meie viimased 2 tundi 18 minutit sõitu algab nüüd ja siis me jõuame oma uude elukohta, mis loodetavasti on hea, sest et 5 eestlast on seal veel ees ja 3 kuud tööd hakkab seal linnas pihta. Jäätsi on hea, on hea? Alati one ja jäätis. Anyway, hakkame sõitma ja kui me sinna jõuame, siis kunagi hiljem teeme ruuntuuri ja selle koha siis tuuri ka ja räägime täpselt, mis me tegema hakkame seal. Ega me ise ka veel väga ei tea, aga no nii palju, kui me teame, siis seda saame rääkida. See tuleb jooksvalt. Ja. Noh, my god, ütle. Tere tulemast Paidi pooled. Tere tulemast Port Hedlandi, mis on väga tuhme, väga palju ehitusi, mis on ehitusjärgus. Ühesõnaga, esmamulje on ikkagi ibe. Ma literaali nutan juba. Ma oleks nagu arvanud, et see linn nii jube välja näeb. Saad aru, ma ei näe mitte ühtegi toidupoodi, mitte ühtegi kohta, kus inimesed elaksid ja ei ühtegi McDonaldsit. Oota natukene. Me ei saa. Aeg avastab. Ei saa. Täiesti lõpp. See on ebareaalselt inetu linn.
nii, me oleme natukene aega siin linnas olnud, ma olen ära tankid, käisime autot pesemas poes, aga väga palju asju pea ostma. Meil snäkke ainult ja vett ja siukseid asju sellepärast, et siin põhimõtteliselt arustatakse meid nii toiduga kui accommodationiga, kuigi me peame maksma $32 päev selle eest. Et sa teed nädalas midagi kaasatiga, aga toit ja majutus siis nagu selle eest, et tegelikult on jumala mõistlik hind, on ju. Aga mul on pool elu ja ma näitan teile, kui väikest tuba on ja me ilmselt peame kolima siit edasi kuskile sellepärast, et see on 2 voodiga, ehk siis nii-öelda double size voodi. Ehk siis ma saan väiksema toa ja ma ei tea, kuidas ma oma asjad ära mahutan, ma näitan nii. See on siis mu voodi hetkel, ma ei ole midagi veel ümber tõstnud, aga väike telekas, puhur, külgeb, siis siin on ju 2 reaalset siukest asja. Vets näeb suht okei välja ja pull on see, siin näitab, et see on mingi miningu teemaline koht, kus me hetkel magame. Aga noh, ma juba sain aru seal linna sisenedes, et see ongi põhimõtteliselt ainult kaevandusinimeste linn või mingite muude taoliste ehitustööd ja asjad. Et siin ega siin väga midagi teha ei ole, linnast käisime ja noh, ma siis hakkan iga õhtu džimmis käima, sest nagunii siin mitte midagi muud teha ei ole ja ega seda content'i ka siit väga ei tule juurde. Et mingi aeg ma saan täpsemalt rääkida, mida ma siin teinud olema, aga hetkel me ise ka ei tea, mis me veel täpselt tegema hakkavad. Aga jah, sellised on need lood hetkel.